siis nii saata, et hakkame neid ka muutma. Teil läheb vaja sinnapoole. See tähendab seda. Nüüd tuleb see rida õigeks saada. Pane see neid kahte tagumikku siia panna ei saa. Siit on võit. Mida sa teha tahaksid? Sa tahaksid selle üldse ära võtta või? No, see luukere juurde. Ja need sõlmekohad peavad minema siia naela taha. Tere, Raigo! Tere! Räägi, mida sa õpid meie koolis? Infotehnoloogiat. Mitmendal kursusel sa käid? Ma käin teisel kursusel. Ja see infotehnoloogia tähendab seda, et sinu elu on tulevikus seotud arvutite ja muude masinavärkidega. Just. Ma näen, et sul on siin lõuendi peal valged jooned mustal taustal. Kas see iseloomustab pisut sind siis selles maailmas, kus sa oma tulevikku näed? Tuleb mustast, läheb valgeks. Miks sa valisid just nimelt sellised asjad, mis praegu siin su lõuendil on? Need jäid mulle rohkem silma. Ja mulle lihtsalt meeldis see inimkeha niimoodi. Inimkeha on võimas masinavärk meie ühiskonnas ja kunstis on ta oluline alustala. Ma vaatan, et sul tegelikult tuleb maalimine üsna hästi välja, et kas sa sellega oled varem ka tegelenud? Ei ole. Sa hoiad pintsleid käes esimest korda? Jah. Aga praegu sa tunned, et see on selline tegevus, mida sa tahaksid kunagi tulevikus ka teha? Jah, kindlasti. Ehk et teisisõnu võib öelda, et kui sa tuled siia Haapsalu kutsehariduskeskusesse õppima, siis sa saad hakkama nende asjadega, mis sulle püstitatakse tunni eesmärgiks. Jah. Ja pintsel ei kao sinu käest ära. Seda kindlasti. Mis sa noortele inimestele, kes meie kooli astuvad, innustuseks ütleksid? Et on vaja olla julge. Ei ole vaja karta kõike. Kas põhikoolist tulnuna võid sa öelda, et on midagi koledat või hirmsat, mida karta? Alguses võib-olla tundub kõik nagu võõras ja võib-olla ei julge kõiki kogu aeg küsida või näiteks jah, aga siis on vaja suu lahti teha ja rääkida. Tegelikult on kõik nagu sõbralikud ja tegelikult tahavad aidata. Aga aitäh ja mina loodan näha sinu mustvalgeid töid edaspidi ka kusagil suuremal pinnal ja palju rohkem. Mina õpin siin koolis infotehnoloogia nooremspetsialistina. Õpin teisel kursusel. Miks sa sellised tööd valisid? Sest et need rääkisid minuga nagu personaalsel tasemel kõige rohkem. Miks sa selle teise töö valisid sellisena nii, nagu ta sul praegu õuendil istub? Mis sellel pildil on? Kuidas see meie maailmaga seotud on? Sellel on üks sõjaprintsess tulevikus. Kuna tehisintellekt ja robotid on arenemas praegu väga kiirel viisil, siis on võimalik, et varsti tulevikus näeme selliseid olendeid, kes on inimestega väga sarnased, aga on tehislikud. Ja sa arvad, et sina näed neid tulevikus? Jah.
loodan vähemalt. Kas koolis, kus sa praegu õpid, on õppekava sinu jaoks väga tõsine ja raske või on siin selliseid asju, mida saab lõõgastuseks ka teha? Ja siin on asju, millega saab nagu rahulikult tegeleda. Et tundide kõrvalt saab teha vabalt. Kas 9. klassi lõpetades inimene on küps õppima IT-spetsialistiks? Kui ta on ise arvutitest vägagi huvitatud ja seadmetest, siis ma arvan, et ta on küll. Joosep, mis sa teed? Kes seal maalil on? Sobis. Kas sa oled teinud selle maali oma foto järgi? Jah. Kuhu see maal nüüd seisma läheb ja kuhu ta selle koha saab, aukoha? Seda ma nüüd küll ei oska öelda. Kas see maal saab koha sinu kodus? Hea küsimus. Võib-olla. Kas su vanemad tegelevad ka maalimisega? Ei. Perest keegi? Onu on tegelenud vist kunagi natukene. Aga joonistada oskavad enamus mu perest. Aga maalimisega vist pole väga tegelenud. Nii et väike pisik on olemas. Ilmselt küll, jah. Aitäh sulle ja ilusat kevadet! Aitäh! Meie kooli omad on muidugi väga vinged tegijad. Ma ei saa mitte midagi halba meie kooli õpilaste kohta öelda, kes siin käelisi tegevusi teevad. Et siin on väga eriliste õpilaste kogukond meie koolis. Aga aitäh teile! Aitäh, ilusat päeva!